täna kuuled sa lugu isa inetust näost. Oli kord üks poiss, kes elas koos isaga. Isa ja poeg olid väga lähedased, sest nii kaua kui poiss mäletas, olidki nad kahekesi elanud. Poiss mängis palju jalgpalli. Oli siis parasjagu trenni või mängud, poisi isa oli alati kaasas väljaku ääres poissi ergutamas. Nad käisid koos ujumas ja matkamas ning isa veetis palju aega ka poisi sõpradega koos. Kui poiss kasvas suuremaks, tulid talle sõbrad külla ühe harvemini ja aina sagedamini ei tahtnud poiss, et isa tuleks kaasa treeningutele või kuhugi mujale, kus oli teisi inimesi. Poiss oli hakanud häbenema seda, et tema isa nägu polnud selline nagu teiste poiste isadel. Isal oli armiline ja punetav nägu. Ühel päeval oli poiss sõpradega linnas. Poiss nägi, et isa tuleb neile samal pool tänavat vastu. Kui poisi sõbrad nägid tema isa, ütlesid nad, vaadake, sealt tuleb see jubeda näoga mees. Poiss läks sõpradega teisele poole teed. Isa arvas, et poiss ilmselt ei märganud teda ja hüüdis poega. Kui isa poissi teretas, küsisid teised. Kuule, nägid, see mees ütles sulle tere. Kas sa tunned teda? Ei tunne. Ma pole teda kunagi näinudki. Päev möödus. Saabus õhtu. Poiss venitas ja venitas koju minekuga. Kui poiss viimaks koju läks, ootas isa teda, nagu poiss oli ka aimanud. Tule siia, poeg, ütles isa. Tahaksin sinuga rääkida. Kui isa hakkas rääkima sellest, et nad olid kohtunud linnas, üritas poiss väita, et ei pannud teda tähele. Isa ütles aga veel kord. Küllap me juba nägime teineteist. Sa tead seda väga hästi. Poiss oli vait. Ta ei teadnud, mida öelda. Miks sa ei tahtnud mind tänaval tunda? Miks sa ei kutsu enam oma sõpru koju? Miks sa enam ei taha, et tuleksin kusagile, kus su sõbrad mind näeksid, küsis isa ja jätkas. Kas minu näo pärast? Poiss mõtles hetke ja vastas. Jah, sinu näo pärast. Ma häbenen olla sinuga, kuna näed hoopis teistsugune välja kui teised. Äkitselt tuli poisile meelde, et ta polnud kunagi kuulnud sellest, miks isa nägu on selline, nagu ta on. Ta palus, et isa räägiks, miks ta nägu on selline. Isa hakkas jutustama. Sel ajal, kui sina olid veel väga väike beebi, elasime koos emaga oma majas, mille olime ise ehitanud. Olime seal elanud ainult mõned nädalad. Ühel ööl ma ärkasin ja tundsin vingulõhna. Äratasin oma naise, sinu ema. Panin hommikumantli selga ja jooksin õue. Maja põles. Õues tuli mulle meelde, et sina, väike poeg, olid jäänud majja. Läksin kiiresti tagasi põlevasse majja ja jooksin su hälli juurde. Sa nutsid abitult. Võtsin su sülle, peitsin kõvasti hommikumantli sisse ja jooksin majast välja. Sel teel, läbi leekide, kandes sind hommikumantli sees, mu nägu põles. Sinu ema ei pääsenudki välja, ta jäi leekidesse lõksu. Sellest ajast oleme me kahekesi. Poiss istus kaua vaikides, kuni ütles, kuule isa, sinul on maailma ilusaim nägu. Tõsine lugu, eks ole? Kuid see on üks väga mõtlemapanev lugu, sest just nii, nagu poisi arvamus tema isa näost muutus, siis täpselt samamoodi näeb ka Jumal seda, mida inimesed ei näe. Jumal ei vaata meie peale, kas me oleme ilusad või ei ole, kas meil on kuskil siin kurtsukene või on siin kuskil üks punnikene, vaid Jumal näeb meie südamesse ja tema näeb, mis seal toimub. Kas sa tead, et ainukesed inimesed, kelle peale Jeesus tõeliselt vihastas, olid variserid? Nad olid need, kes väliselt olid täiuslikult, kes väliselt justkui pidasid kõiki seadusi ja käske. Ja olid need ise veel välja mõelnud, kõik ei olnudki mitte need, mida Jumal olid andnud. Aga Jeesus oli nende peale vihane, sest nad sundisid inimesi täitma seadusi, mida nad ise ei suutnud täita.
ja neil ei olnud tegelikult inimeste vajaduste ega inimeste murede ega inimeste raskuste jaoks mingisugust kaastunnet. Ükskord Jeesus vihastas ikka tõsiselt, kui ta hingamispäeval oli terveks teinud ühe mehe, kellel oli haige käsi. Ja ükskord, kui ta oli teinud terveks naise, kes oli aastakümneid, 18 aastat küürus käinud. Fariserid vihastasid selle peale, Jeesus, kuidas sa saad hingamispäeval tervendada? Ja piibel ütleb, et Jeesus vaatas neid vihaga ja ütles, kas hingamispäeval ei tohi teha terveks ja vabaks naist, keda kurat on oma orjuses hoidnud 18 aastat. Jeesus nägi seda vajadust ja sel hetkel, kui ta nägi, oli tal kaastunne selle naise vastu ja ta tahtis seda naist tervendada ja ta tervendas ta sealsamas. Juudi õpetajate jaoks oli see patt, sest et nende jaoks oli tervendamine töö ja tööd ei tohtinud hingamispäeval teha. Jumal oli andnud inimestele Vanas Testamendis oma seadused selleks, et inimestel oleks kergem üksteist armastada. Ja Jeesuse südames oli kogu aeg igatsus. Kui ma näen vajadust, siis mu kaastunne on see, mis tahab aidata ja mis tahab tervendada, mis tahab päästa. Piibel ütleb, et Jumala halastus on üle kõigi tema tegude. Armastus inimeste vastu tegi Jeesuse südame ilusaks. Mis on kaastunne? See tähendab seda, et sel hetkel, kui keegi on hädas, siis sa mõtled, kuidas mina end tema asemel tunneksin ja mida ma tahan, et teised mulle teeksid sel hetkel. Mida Jeesus teeks, kui ta näeks kedagi hädas? Ja siis mine ja tee seda sama. Kui sina tahad, et sind lohutatakse, kui sul on raske, siis mine ja lohuta ise. Kui sina tahad, et sind aidatakse, kui sa midagi ei oska, siis mine ja aita, kui sa näed kedagi, kes ei oska midagi teha, aga sina oskad. Need on väikesed asjad, aga need teevad meie südame ilusaks ja seda Jumal näeb. Ilusat päeva sulle!